Nii, Marek Pärtel, 4. koht, võisid anda ainult 1 punkti Rauno Tiislile tennises, et kuidas kommenteerid kogu kohtumist? No, andsin ära nagu kõigis alades. Milles või kuidas? Ma arvan, et ma andsin kõigis alades kuskil 5 punkti, liiga palju. Ja siis jäänudki muud üle kui. Mis sa ette võtad järgmine? Hea küsimus. Vahetad lauatennise reketi välja äkki? Võib-olla üritaks paar korda trenni ka teha, mitte nagu võistlusest võistlusele käia. Selge, aga edu järgmiseks korraks. Aitäh. Nii, Rauno Tiisel. Valligi vastu sai saanud, aga 3. koht tuli ära, aga kommenteeri, kuidas ikkagi Vallikiviga see mats nagu kujunes? Kogu see mäng läks lauatennise pärast läks luhta. 17 punkti sai ta, et noh, see oli küsimärgiga siiski, jah? Jah, et ma ei olnud piisavalt agressiivne, et tagantjärgi võib öelda kõike, et oleks võinud nii teha ja oleks võinud naa teha, aga fakt on see, et jah, olin jälle päris lähedal, et loodan, et järgmine kord tuleb kinna peale. Tennises sa ei suutnud sellist lahingut anda, nagu sa ka ootasid, et mille taha see võis jääda? Ma arvan, et siin võis mängimatuse taha jääda, et ma ei olnud selle turniiri veel tennist mänginud ja enne seda turniiri ma ei olnud tennist üldse harjutanud, et see trenni taha. Aga 3. koht, kas tuli lihtsalt või mis sa arvad? Ma teadsin, et kui lauatennis välja tuleb, et siis tennist ei tule mingil juhul ja enam-vähem nii läkski. 1 punkt oli vaja ja seda sa ei saanud, vaid kingiti? Just nii, et pidin ainult 1 löögi tegema selleks, et see tuli õnneks nii. Okei, edu sulle järgmisel turniiril ja Vallikivi vastu püssirohtu. Aitäh. Nii, Toomas Vallikivi, finaali sattusid Rauno Tiislile ärapaneku kaudu, et kuidas see matš sul õnnestus? Raunoga oli raske matš, jah, aga ikka õnnestus ilusti. Et lauatennise võitsid ära, mida Rauno ei oleks eluses arvanud, et kuidas see võimalik oli? Ma olen teda alati võitnud lauatennises, kõik korral. Aga Rauno on hirmsasti tööd teinud? Ma olen ka teinud. Ei, raske oli Raunoga ja tegelikult see finaal läkski selle nahka, ma arvan, et oli just lõppenud raske poolfinaal ja ei suutnud ennast koguda. Kristjan oli hea ka muidugi. Aga räägi ikkagi meile veel Rauno Tiisli tennisest, et Rauno ei oleks ka oodanud, et tennises nii ülekaalukas oled. Ma ei tea, ma olen alati olnud temast tennises ja lauatennises üle, et sa ei oodanud seda? Midagi, noh, ma ei tea. Eks vaatame, kuidas järgmine kord läheb, aga seekord läks veel. Okei, aga paar sõna finaalist äkki? Lauatennis 4 punkti või 5 punkti vist oli, et Kristjan oli parem, see on hea. Mul ei sobi tema stiil lauatennises, et aga sulgpalli sa andsid 11, kui ma eksi, et ei saanud 19-6 seisult kätte kiirelt matsi. Ja ma ei mäleta neid punkte täpselt, aga ei saanud jah, Kristjan oli tubli. Ma ise tegin ka vigu, paar serviviga ja pallid olid kiired, aga noh, ikka. Aga squashi kohta? Squash oli mõnus. 10 punkti andsid? Jah, natuke liiga palju. Eelmine kord 4? Jah, või 5 vist oli eelmine. Noh, noored arenevad kiiremini, pole midagi teha, järgmine kord jälle võidan. Milline on sinu järgmine turniir väljapool Eestit? Belgias mai lõpus. Ja hetke maailma reiting on sul? 31 või 2, ma ei tea, 32 on vist hetkel. Tore, soovin sulle edu igati. Aitäh! Ken-Kristjan Toomja, kuidas sattusid finaali? Poolfinaalis võitsin Marek Pärtit enda arvus võib-olla suht kindlalt niimoodi, et ja siis Toomasega õnnestus niimoodi, et Pinksi läks hästi, võitsin 4-ga ja 5-ga võitsid? 5-ga, vabandust. Et ja sules sain 11 ja squashis sain 10 punkti, et see oli... Tennises nagu tundus, et väga ei pingutanud isegi? Ei pingutanud jah, teen ausalt ära. Asi selge, aga soovin edu siis järgmistel kordadel esikohta vastu võtma. Aitäh! Suured tänud Heidile tulemast koha peale Reketloni halli. Paar sõna kommentaariks sooviks ka nüüd siis kuulda, et kuidas tundus selline visuaalne pilk?
sellega võis väga rahule jääda, et tekkis palju uusi ideid, kuidas jooksul aastal ja ka tulevikus nagu paremat koostööd teha ja võib-olla ka toetada rohkem nagu selliseid noori aktiviste, sest reketlon on ikka kõva sport, mis nõuab mitte ainult tennises nagu kõvat oskust, vaid ka mitmel erineval alal, et sellist sportlast tuleb nagu austada ja toetada. Mentaalselt on päris raske tõepoolest. On. See paistab igati välja, et poisid on kõvad ja tublid ja annavad ikka endast parimat. 1 punkti hind on nagu ilmselt tõesti sellel alal kõige karmima osatähtsusega. Noh, jah, et siin tegelikult ütleme niimoodi, et kui me väga palju nagu tähelepanu vaatame just ainult tippudele, siis tegelikult tuleks hoopis vaadata nagu allapoole, et seal need punktid hakkavad tulema nagu öeldakse algklassist, et kui õpitakse kõiki mänge korraga mängima, siis on selle 1 punkti hind hiljem väga hea kätte tulema. Kas sa ise oled ka mänginud mingit reketala? No nii vaikselt õpin omale tennis selgeks, et kuna ma olen teinud rohkem algupäraselt nagu ujumist ja sellist natukene kergejõustikut, siis nüüd mulle see kergejõustik nagu meenutab rohkem just seda reketloni, et seal on mitmed erinevad alad ja see kuidagi sobib hästi, et eks korra täna vaadates siin tekkiski mõte, et peaks hakkama proovima, kuidas reketlon mulle istub, et see võib äkki päris huvitav tulemus lõpuks välja tulla. Tore kuulda ja soovin edu kindlasti sellel alal. Aitäh!